Sinu edulugu. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus. Tere, head kolleegid! Kaleviga võtsime ette niisuguse väikse projekti, et teha teile stuudio tutvustamisvideo. Ja seda just sellepärast ka, et kui ma kutsun teid väga stuudiosse õppevideosid tegema, siis et ma kogeks omal nahal ka ära, mis tunne on siin istuda, kui ees on kaamera ja terve hunnik valgusteid. Selles videos näitame lühidalt ära mõned võimalused, mida saab kasutada. Milleks siis üldse teha videot? Näiteks lugeda sisse teoreetilist osa, et õpilastel oleks pärast võimalik siis järgi vaadata, kui nad on puudunud või kui nad tahavad mingit osa mingil põhjusel üle vaadata, kas ei saanud aru või sellel hetkel oli neil mõte mujal lennus. Või siis saate panna lihtsalt lisainformatsiooni, mida tunni jooksul ei jõua rääkida, aga mõned õpilased, kes on teemast väga huvitatud, saaksid hiljem juurde vaadata. Lisaks teoreetilisele osale on võimalik ka praktilist osa sisse salvestada. Selleks saab Kalev tulla teile kas kööki või laborisse või mujale, kus siis saab näidata seda, mis päris elus toimub, kui te mingit asja läbi teete. Või näiteks, kui õpetaja tahab mingit osa üles salvestada, näidata, et kuidas mingit asja tehakse. Kõige lihtsam aga oleks alustada tervitusvideoga, et kui sa kasutad Moodle'i keskkonda, miks mitte lisada sinna kohe algusse sihuke soe vastuvõtlik video õpilastele, kus sa saad neid vastu võtta, tervitada ja lühidalt käia üle, mis materjalid on Moodle'is kättesaadavad, kas sa teed seal teste, kas selle kaudu saab kodutöid esitada või midagi muud. Võite teha ka näiteks intervjuusid, kus kaks inimest istuvad mugavatel toolidel ning vahetavad oma mõtteid. Ja kindlasti tekib teil endal ideid, mida veel võiks teha, mida mina hetkel ei oska siin nagu välja mõelda. Et võin omast kogemusest öelda, et Kalev on hästi avatud koostööle ja kaasamõtlemisele, et te võite kindlasti temaga rääkida ja koos mõtteid, uusi ideid genereerida. Kuidas videoesitlust huvitavaks teha? Kuidas kasutada erinevaid multimeediavahendeid videos, mis võimalused on kasutada pilte, videosid, võib-olla mingeid elemente, kujundusi ja muid selliseid asju. Pilte saad näiteks kasutada niimoodi, et sa saad täiesti taustaks panna, nagu minu taga on praegu pilt, või siis seda sama pilti või muud pilti sa saad panna kõrvale endale. Seda suurust sa saad ise valida, kas see on sama suur kui mul või suurem või sa paned siia rohkem pilte kui üks. Või siis sa paned pildi täiesti kõige ette nagu esitlusslaidina. Pildile sa saad Kalevi abiga lisada ka hiljem erinevaid kujunduselemente, mis näiteks viitavad konkreetsele kohale pildil või toovad mingi konkreetse asja kohta pildil rohkem infot välja. Ja videodega on täpselt sama lugu nagu piltidega. Saad panna taustaks, saad panna kõrvale või kuhu iganes ekraani peal seda liigutada või siis jälle täiesti täis ekraan, kus ongi jookseb ainult video ja sinu hääl räägib taustaks. Video tegemise ja videotöötluse pärast teie ei pea muretsema. Lisaks sellele, et Kalev aitab teie teksti ja heli ära salvestada, teeb tema ise pärast selle lõpliku järeltöötluse. Selleks on talle lihtsalt vaja saata kas esitlus, mida kasutad, või siis video või pildid või muud elemendid. Ja siin jällegi saan ka mina aidata, et mis elemente, kuidas võiks kasutada. Et sinu kui õpetaja hooleks jääbki peamiselt see, et sa mõtled välja, mis sisu sa tahad kindlasti edasi anda ning kõik ülejäänu pärast muretseme meie ja teeme sedasi, et sinule see ka kindlasti väga meeldiks. Hetkel, kui ma sinuga siin räägin, ei kasuta ma ise väga eriti abivahendeid teksti meelde tuletamiseks.
aga meil on olemas prompter, kuhu sa saad panna selle teksti, mis sa ise soovid, mis on sul ette valmistatud. Seda sa võid panna kas punktidena või panedki täiesti terve teksti, mida sa soovid siis nii-öelda sujuvalt maha lugeda. Vajadusel saad teksti liikumist panna pausile või kiiremini edasi liikuma või hoopis aeglasemalt liikuma. Hea oleks, et sa prompteri teksti saadad Kalevile varem ette, et selleks ajaks, kui sa stuudiosse tuled, on sinu jaoks kõik ära seadistatud. Ja sellepärast ei pea sa ka muretsema, et sa pole varem prompterit kasutanud, sellepärast et alguses on kindlasti aega testida erinevaid viise, pisut proovida kaamerasse rääkida, et saada aru, mis sulle endale mugavam oleks. Hetkel salvestades mina otsustasin istuda. Kui sa tahad, võid sa siin seista, aga meil on lahenduses ka, et sa võid kasutada pukki enda ees. Meil on väga oluline sinu mugavus ja heaolu, mis tähendab, et sa saad avaldada enda soovi, kuidas sul oleks kõige parem videot teha. Stuudios on olemas ka pehmed toolid ja diivan ja kui sa arvad, et sinu loengu edasi andmiseks on need kõige mõnusamad, siis palun väga, kasuta neid. Nagu ma enne mainisin, siis ma teen täiesti esmakordselt sellist salvestust ja Eveli tuli seda pealt vaatama ja siis ma palusin, et Eveli räägiks paari sõnaga, mis mulje talle jäi, kui õudne ja hirmus see kõik tegelikult oli. Mina tulin siia stuudiosse tegelikult lihtsalt vaatama, milline see stuudio üldse on, mis tehnika siin on, mis inimesed siin töötavad. Ja võin öelda, et väga-väga põnev oli. Tule siia, ära karda. Päriselt ka, siin on hästi tore õhkkond, siin on nii palju erinevaid võimalusi. Sinu edulugu. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus.